Nii, aga nüüd läheks edasi meie teise grupitööga. Et süsteem sarnane esimesega, et teil on nüüd siin juhtumi kirjeldus sellel teisel lehel ja see juhtum on nüüd natuke mõnevõrra teistsugune, et jälgige seda, et selle juhtumi puhul see klient tuleb asutusse hoopis ühe probleemiga, aga tal on ka see teine probleem, et kuidas te nagu spetsialisti vaates nagu need probleemid tuvastate tal ja kuidas see teie seda tegevusteekonda üldse mõjutaks. Aga siis samamoodi, et pärast siis esitate oma grupitööd ja saate siis siin kas kirjutada või joonistada või kuidas te heaks arvate, kuidas te seda esitate. Nüüd jälle kuulaks teid ka, et räägiksitegi, et mis teie Ailiga oma asutuses siis peale hakkaksite või kuidas te temale läheneksite. Et kas alustame jälle sealt lauast? Teie jäite vahele või? Seal taga on natuke, see viimane laud on selles suhtes, et kõik on sotsiaalkindlustus. Tahaksite, aga palun tulge rääkige, kuidas teie Ailiga tegutseksite. Et siit tuleb siis ideaaljuhtum, ma saan aru. Tuleb see, kuidas ka asja ette kujutab. Nii, mikrofon ka. No nii, meie siis, kes me oleme teoreetikud nagu rohkem, panime siis kirja niimoodi, et ma ei tea neid küsimusi enam, mul on need meelest läinud. Et ühesõnaga esimesele sellele küsimusele vastame siis niimoodi, et jah, me hindame vaimset tervist olemas olema info ja vestluse põhjal siis selle teenuse saajaga või selle isikuga, kes meile siis sinna tuleb. Siis teiseks on see, et see on Mati. Seda ma ei taha. Siis ma ei leia seda küsimust üles, aga vastus on, et otse loomulikult toimub spetsialistide vahel koostöö ja arutelu.
ja siis koostöös inimese ja meeskonnaga seataksegi ju eesmärgid, et inimese vaates tuleb need eesmärgid paika panna ja siis sinnapoole sammuma hakata. Ja siis kuidas siis määratakse neid teenuseid ikka tervikpildi alusel, mida on rääkinud inimene, millise info me oleme saanud siis kaalt selle tegevusplaaniga või selle tegevuskava põhjal, mis meile on antud, aga ega see tegevuskava ei ole ju kivisse raiutud, ikkagi nii, kuidas saame teada inimeselt info, niimoodi me ka edasi läheme. Ja meie arvates on lisaks füüsilisele ikkagi ka väga oluline alustada kohe ka vaimse tervise toetamisega, nii et midagi teha ei ole. Tuleb leida see psühholoog või psühhiaater, keda siin Eestimaal ei ole, kivi alt kas või tuleb leida. Ja vajadus on, nagu ma juba ütlesin, et tegevuskava ei ole kivisse raiutud, eesmärgid ei ole kivisse raiutud, kui on mõni eesmärk täidetud, muudame ja vajadusel ka kohandame teenust vastavalt sellele, mis on siis teenuse saajale vaja. Aitäh! Tegelikult, kuna meil on aeg halastamutult jookseb, et ma ei hakka võib-olla teid siis ühekaupa siia ette kutsuma, aga kui võtta nüüd SKA esitatud plaan aluseks, et mis te näete, kas sellel plaanil, kus nagu sellised komistuskohad kohe selle plaani puhul teie oma asutuse lõikes esile tuleks? Et tõesti, kui praegu oletame seda, et SKA-st on ta saanud puude, see Aili sai puude otsuse ja selle SRT suunamise ainult oma füüsiliste kaebuste põhjal. Et nii. Meie laudkonnal me jäime toppama sinna, et tal on täielik töövõime. Et milliseid rehabilitatsiooniteenuseid ta siis nüüd peaks saama. Ta ei ole ei nagu sotsiaalse reha klient ega tööalase reha klient. Tal on autoõnnetusest vigastused, mille tõttu tal jalgadega probleem, ütleme nii. Jaa. Aga ta ei ole, selles suhtes ta ei ole töötukassa, kuna ta töötab kaugteel kodust edasi, ta ei ole taodelnud seda töövõime vähendamist. No selge, las ta aga talle on määratud puue. Puude alusel saaks rehateenust. Meie leidsime veel seda, et ta peaks tegelikult minema, kuna tal oleksid natukene suuremad võimalused, kui tal ikkagi ka see psüühikahäire oleks, kui ta oleks selle alusel tulnud, siis peaks ta soovitavalt uuesti minema hindamisele, tegema nagu selle psühhiaatri 6 kuu viimase psühhiaatri paberiga minema uuesti nagu hindamisele, kui tal on ikkagi praegu nagu primaarne see vaimse tervise teema. No tal on mõlemaid vaja, jah, et nii oma sellest õnnetusest taastumist, kui siis ka hiljuti tekkinud siis meeleoluhäiret. Et kumb praegu nagu tema sellist igapäevaelu rohkem mõjutab, tema toimetulekut ja hakkama saamist? Et no tegelikult mõlemad. Oleks vaja... Aga kas te suunaksite, kui ta tuleks teie asutusse, et kas te suunaksite ta siis uuesti puuet taotlema, SRT taotlema või mis teie soovitus talle oleks, kui ta sellisel praegu... Ma õnneks ei ole sotsiaaltöötaja, ma olen tegevusterapeut, aga teoreetiliselt oleks nagu see kliendile soovitavam tegevus, et uuesti hinnata ja tulla siis nagu selle psüühikahäirega, jah. Aga mida see nagu teenuste mõttes muudaks täpsemalt? Rahastust, punkt 1. Okei, aga see rahastus on siis eelkõige nagu rehaasutuse kontekstis. Ja kui tal on ka päriselt tegelikult hetkel need psüühikaga seotud probleemid suuremad, et siis võiks see olla nagu sellega seotud. Ja? Küsimus on ka meil. Selles osas oli küsimus veel, et kuidas siis ka juhtumi korraldaja nagu ei näinud neid või et... Ta võis ka endal digiloos kinni panna kõik psühhiaatri need, siis ei näe ju. Ei, no aga nad teevad ju põhjaliku hindamise, et kuidas ta ei näinud, et
tal üldse on mingid psüühilised probleemid, ta ju küsib neid küsimusi. kuidagi jäi tähelepanuta. Ühesõnaga, meie jäime sinna oma asjadega ja me edasi ei lahendanud seda juhtumist, kuna meil tekkis sellel teemal kuna kogu aeg oli primaarne olnud just see füüsiline vigastus ja see psüühiline, see tuli hiljem ja siis lihtsalt... Ja siis veel see küsimus, et ta peab minema, ta peab jätkama teraapiat rehabilitatsiooni asus, tegelikult ta võiks käia ka taastusravis edasi. Et see oli ka küsimärk. Kui on ainult füüsiline, jah. Me panime selle juhtumi ühe konkreetse juhu põhjal kokku, et tõesti me ei küsinud seda, et kuidas skaal jäi tähelepanuta, aga ma sain aru, et seda võib juhtuda, et kui inimesel on just selline mitu probleemi korraga, nii psüühilised häired kui füüsilised häired ja see tähelepanu on, esmalt läheb nagu ainult ühele, et siis võib. Ma sain aru, et see on praktika täitsa olemas, et võib tähelepanuta ja Ülle nookutab ka mul siin kaasa. Jah, aga ta mingi hetk hakkab välja kooruma. No mingi hetk, praegu rehabilitatsiooniasutuses esimese hindamisega kooruski välja. Ühesõnaga, meie oleme praktikute laudkond ja meil tekkisid sellised praktilised küsimused. Nii, kas keegi tahaks veel kommenteerida, kuidas te oma asutuses käsitleksite sellist? Ma olen nüüd sõiduvees vist, mul on selline tunne. Et ma tahtsin vastata sellele, et kuidas SKA ei märganud, on tegelikult see, et ma küll ei ole konsultant, aga SKA-l on oma hindamisvahend, kus on kindlad küsimused, mida küsitakse. Aga see, et kui su käest küsitakse, see ei eelda, et sa pead vastama. Ja see ei eelda, et sa vastad ausalt. Et see kõik on selles inimeses kinni ja selle lühikese ajaga, mis konsultant teeb selle intervjuu selle teenuse saajaga, see ei pruugi olla adekvaatne. Sellepärast ongi, et tulebki tegevuskavaga asutusse, kus kohas asutuses rehmeeskond võtab kätte, teeb oma tegevuskava. Okei, aga oletamegi nüüd, see Aili läks sinna asutusse, asutuses tuvastatakse, et vajab ka teistsuguseid teenuseid, kuigi SKA-st on ta tulnud, et mis just nagu SKA vaatest, et mis see asutus peaks tegema või kas ta peab suunama selle inimese uuele hindamisele või mis SKA vaatest oleks see järgmine punkt selle inimese edasise tegevuse jaoks, et kui siin tõesti tuleb mängu see teenuste rahastus ja selle olulisus ka, et... No ma ütlen, ma ei ole nüüd konsultant, aga nii palju, kui mina nüüd asjast aru olen saanud, et kui nüüd leitakse, et see inimene ei sobi sellele teenusele, siis on ju teeosa täitmine, põhjendused, mis põhjusel ja läheb uuesti konsultandi juurde, kus tehakse see ümberhindamine ja lähebki sellele teenusele siis, mis on vajalik. No siin pigem oligi see probleem, et tegelikult ta vajaks, mitte et ta ei vaja olemasolevaid teenuseid, vaid ta vajaks lisaks teenuseid, et ta vajab ikka endiselt oma autoõnnetusest taastumiseks aga siis ka teenuseid. Tegevuskavasse, kui pannakse see kirja, te ju pärast täidate andmestikke, kuhu te panete kirja, millised spetsialistid on inimesega tegelenud, kui kaua on tegelenud, mida on tehtud ja selle alusel just ka maksabki just seda teenuse, seda arve alusel maksabki. Et kui on vaja mikrofon. Oot, ma visk. Et jah, tuleks see puude liik ümber hinnata, et mis see puude liik on, et kui ta on ka psüühikahäireste pearaha on juba 4300 SRT raames, et siis on tal rohkem ka erinevaid teenuseid saab pakkuda, kui ta pearaha on juba suurem. Jah, ja vajalikumad teenused, et muidu on lihtsalt mingi piirang peal lihtsalt, et kui ta pearaha on väiksem. Ma ei tea, mis see summa on, kui ta on... Mikrofon, palun mikrofoni. Et lisaks on ka siis ka erikool hoolekande teenuste võimaluseks, mis on ainult psüühikahäire puhul. Et jah, võimalused muutuvad. Komplekselt. Jah, just. Mikrofon.
et mina arvan, et kindlasti me ei saadaks inimest ära, et mine tee kõigepealt paberid korda ja siis tule tagasi, eks ju, et noh, selles mõttes, et rehameeskond hakkab temaga tööle, hindab ära nii vaimse kui füüsilise poole, paneb need spetsialistid, keda tema ette näeb ja otstarbekaks peab ja SKA selle vastu kindlasti midagi ei ole. Selles mõttes, et seal on ju võimalik ühe selle tegevuskava raames panna kõiki spetsialisti, keda me õigeks peame, eks ju. Ja lihtsalt siis töö käigus soovitada võib-olla inimesele, et lasku ennast ära hinnata, kas siis töötukassal või see puue uuesti ära hinnata ja pangu see vaimne pool ka sinna sisse ja siis saab juba teha kas või uue taotluse. Et see kõik on tehtav, aga inimene kindlasti peab hakkama kohe abi saama. Kas keegi oma laudkondade arutelus tuvastas veel mõne probleemkoha, mida tahaks ehk siin esile tuua ja mida ei ole mainitud? Jah, Piret, palun. Ma ei tea, kas see on probleemkoht, aga me rääkisime siin sellest, et kui tal on määratud see ravi ja ta on seda ainult 3 kuud kasutanud, et kas iseseisvalt selle ära lõpetanud, et kas seal on mingi konks, me arutasime selle üle, et tegelikult psühhiaatriga võtta ühendust ja uurida, et ta tegelikult ikkagi vajab seda ravi rohkem kui 3 kuud. Jah, ta ise on öelnud asutuses, et ta võttis seda ravi ja ta lõpetas iseseisvalt selle ravimi võtmise.